Tšauka kõigile! Täna oleme siin üle pika aja jälle kaamera ette jõudnud ja kuupäevaks on meil siis täpsemalt öelduna 4. märts 2014. Ja miks meil on niisugune jube pikk paus tekkinud vahepeal, on sellepärast, et nagu ma ütlesin Sinivalge Koprasaba saates, et töövõtteid ja töös olevad rattad me mõnda aega ei näita. See on ilusti paika pidanud. Küll aga tänaseks on meil saanud seis selliseks. Nüüd ümbritseb siin 7 veeroodi mootorit, mis on vaja kokku saada 15 päeva jooksul, et nad kõik toimetada ilusti Tartusse Motoexotica messile, mis algab meil 21. märtsil. Seega missioon just kõige lihtsamat ja killast ei ole. Et kui me vaatame rataste poole pealt, siis sugugi ei ole siin originaalratastega tegu, kui 7-st 2 tulevad peale kompressorid, 1 on turboelukas, siis 200-sed esirattad enamusel, 1 tegelane 260 esirattaga, alla 300 tagaratta on ainult 1 nendest tegelastest meil siin. Ja ütleme niimoodi, et jutuainet jagub. Ja nagu arvata võib, siis ei ole ka meil sugugi ainult mootorid siin 7 tükki rivis, vaid on ka juba täiesti osad jupid värvitud. Nagu juures olevad pildid näha saab, siit on meil hetkel siin toas 3,5 värvitud tsiklit. Et 3 tsiklit on siis täies ulatuses värvitud siin toas ja 4. tsiklil on ülejäänud jupid siin peale raami, mis on hetkel leedimehe juures, kes ehitab tagatulesid sisse. Siis on meil 2 tsiklit on hetkel värvimises, 1 sõbrake pole veel jõudnudki, aga meil on 15 päeva aega, nii et anname endast parima ja natuke peale, et saaks kõik jupid värvitud ja kokku ehitatud rattad ja ikkagi messile kohale toimetatud. Kogu see pidu ongi meil nüüd siis alanud, et täna on meil 4. märtsi õhtu kell 10 ja siis nüüd 2 sõbrakest said endal raami ümber mootori. Esimene tegelane on meil siin 2009. aasta veeroodi A-mudel, millele paneme siia peale ilusti kompressoripoisi ja kõrval sõbrake on 2002. aasta veeroodi A-mudel ehk siis kõige esimene toodetud mudel üldse ja sellele teeme ka siukse värskenduse, et hoia mütsi kinni. Kätte on jõudnud meil 5. märtsi õhtupoolik kellaajaga 10. Ja situatsioon on hetkel selline, et kompressoriga sõbrakesel on mootoripoiss vahele pandud, juhtmestik peal, kõiksugused lisavidinaid pisut külge keeratud, radikas ka küljes juba, et mingisugune osa on täitsa tehtud siin juba. Küll aga ootab ees sellel tagakiige keevitamine, mis on vaja päris vihaselt ümber keevitada. Siis tagarattarummud on vaja valmis ehitada sellel rattal veel. Siis tagumine rihmaratas on vaja valmis ehitada, mis on kõik ümber freesitud. Siis traaversid on vaja ümber freesida, et saaks kogu lenksumajanduse kokku panna. Siis on ennem kui kompressori saab peale panna, on vaja kompressori kinnitused veel mustaks värvida, et läheb mootoriblokiga ühte kokku. Siis on kompressori rihmarattad on veel anodeerimises, et võetakse sealt mingisugune õudset värvi anoodikiht maha, et saaks värvida õiget värvi rihmarattad ja ikka selles suhtes nagu mürgeldamist on veel omajagu. Lisaks on veel vaja peale tuunida siia kogu näidikute kinnituse majandus. See tuleb kõik kokku keevitada. Siis on elektrisüsteemiga on tööd, nii et hoia mütsi kinni. See on vaja kõik siin ära mahutada põhimõtteliselt olematu ruumiga saba sisse. Kas see võimalik on, pole absoluutselt kindel, aga anname endast absoluutselt parima ja pisut veel juurde. See veerood on meil täpselt samamoodi siukses vahepealses seisus, et esiotsa ei saa veel kokku panna, selleks et traaversid on vaja ära poleerida. Samas kuna see poleerimine on nii rokane töö, ma ei taha seda mitu korda teha, siis ma ühendan nagu mõlema ratta freesimised, poleerimised, keevitamised kõik ühte kokku. Kui traaversid on tehtud, siis ma saan sellele esiotsa kokku visata, see on nagu
imelihtne nagu jalgratta kokkupanek põhimõtteliselt siin see esiots, kuna siin on originaal esiamordid veel. Erinevalt sellest, kus on 260 esiratas, et seal on nagu seda mässamist nii, et ei jõua naeru pidada. Tulles tagumise osa poole, siis siin on täpselt samamoodi vaja mul pisut kiiget keevitada. Ma olen küll kiige keevitatud iseenesest õige laiuse peale, küll aga on meil jäänud tegemata pidurisadulla kinnituse Kronstein, mis hoiab siis pidurisadulat paigal, et ei lase ringiratast käia ümber rihmaratta. Selle keevitame ära, siis saab põhimõtteliselt tagaotsa ka kokku virutada siin. Ega selle poisiga väga suurt paanikat ei olegi meil siin, pigem on see kompressoriga pillan, kus on junn päris jahe, et kas saame ikkagi kõik tipp-topp seadistatud käima nii nagu peab, aga samas ei ole vastus, nii et peab saama. Noh, küll aga kui siit mingisugused näidikud või asjad puudu jäävad, see nagu ei ole nii oluline esimese hooga. Aga ütleme, üks põnevam asi, mis veel on mõlema ratta puhul on see, et neil kummalgi ei ole veel summutit, et ütleme nii, et väga üleliia palju aega ei ole jäänud meil messini, küll aga on 12 summutit USA-st veel välja saatmata, et 12 tsiklile, millest tegelikult on saatmisvalmis ainult 7 ja tegelikult ei ole ka seal nende 7 saatmisvalmis olema summuti sees ei ole veel kaetud kõik minu tsiklid, kuhu mul neid vaja on. Nii et selle summutitega saab üks õudne ärevuse mäng olema, et siis lisaks veel kuldsel sõbrakesel on vaja kütusepaak välja vahetada, et kuna ma ei olnud kindel, kas uued paagid saavad mul valmis nii kiiresti, kui mul vaja on, panin ma siia juba igaks juhuks ta originaalpaagiga kokku, küll aga on üks paak on juba valmis lõpetatud, siis saab panna siia täiesti uue disainiga paagi ka peale, siis virutame juba sabaosa kokku sellele. Ja mis veel eriti ultra äge on see, et Naha Kristjan, kes on hullumise ääre peal, kuna ma viisin talle 6 sadulat korraga tegemisse, on valmis saanud 6-st kaas nüüd 2 või 3, et igatahes täna ta öö otsa vihub teha neid seal, et saaks sadulatega ühele poole kiiresti. Eriti keeruline situatsioon on hetkel meil vedrustuse poole pealt, sest mul on kokku vaja saadaks 9 komplekti Öhlintsi tagamorte, millest mul on 5 komplekti olemas. Ja 4-ga on see lahe lugu, et Öhlintsi tehas ei suuda nii kiiresti neid mulle valmistada kui vaja ja 4 komplekti saab valmis alles mai alguses lubati. Et aga noh, loodame, et saame kõik tagamordid ka valmis ehitada, sest praegu hetkel on meil 4 komplekti tagamorte on täiesti ribadeks tõmmatud laiali kõik, siis nad on anodeerimistöökojas, kus osad anodeeritakse meil mustaks, osadel detailidel võetakse üldse oksiidikiht maha. 2 komplekti saavad endale kroomvedrud, mis mul on juba Narvas lastud ära kroomida ja juba on ka koha peal ootamas, millal saaks anodeerimisest amordid kätte ja et amordipoiss saaks kogu ürituse valmis ehitada. Et aga loodame, et saame need amordid ka kõik ilusti õigeaegselt kokku ja sobima nii nagu peab, et see on ka veel üks asi, mis minust otseselt ei sõltu, aga loodame parimat. Kuldse rattaga on meil tegelikult selline lugu ka, et kui mul mootor värvimisse läks, siis värvija poiss avastas, et põhja alt õlivann on puruks, mingisugune kuradi tohman on seda nätsuga lappinud ja see oligi see, et mida teeme. Loomulikult eilseks oli ju vaja mootor värvitud saada ja siis ega sellega muud varianti ei olnudki, kui kuna ma siukest jama lappima ei hakka kuidagi ega parandama, tellisin ahvi kiirusel uue õlivanni ja kuna kõik see värvitud tehtud, ütleme, õlivann oli ka ju servadest mustaks värvitud, siis kui me esimese hooga keerasime raami ümber mootoriga, mul oli loomulikult meelest läinud juba, et ma pidin õlivanni ka ära vahetama, aga siis kui ma sattusin kogemata mootorit vaatama, et klapikambrikaan oli ka hullult vigane, siis mulle järsku meenes, et assas indrinahks, et klapikambrikaan ja õlivann mõlemad tulevad ju veel ära vahetada, siis ei olnudki eile muud midagi, kui tõmbasin raami ümbert ära, mootori pukki, keerasin ta korra tagurpidi, vahetasin õlivanni ära, klapikambrikaane ära ja sai pilli jonksu, et selliseid üllatusi võib tulla küll ainult Leedust toodud tsikli puhul, kus on niimoodi kuskil kodus kitliõlmaga ja suure kuvaldaga asjad ära parandatud, et aga noh,
saame hakkama. Selgem on see, et kui me kõik siuksed puudused ära kõrvaldame, siis lõppkokkuvõttes ratas on nagu uus. Ja no muidugi ennem kui mootori värvimisse saatsin, siis loomulikult reguleerisin mul tal veel klapid ära, võtsin lahti, et kontrollin üle, kui palju reguleerimist vajab, mis situatsioon on, ja no see oli ka täiesti anekdoot, et keegi insener oli mootoriga lahti võtnud ja siis ma ei kujuta ette, kuidas see kokku oli pandud, reguleeriseibid olid igas niimoodi, et tagumise silindri väljalaske-klappidest üks oleks pidanud põhimõtteliselt kogu aeg lahti olema, sest see oli lihtsalt absurdne, seal nagu ei olnudki üldse vahet, kuigi väljalaske-klapil on päris suur vahe ette nähtud tehase poolt, nii et aga noh, tuleb ju kõike, et ime, et üldse sikkel töötas veel ennem inimesel. Antud ratas ei ole sugugi avariilisena minu juurde toodud, vaid mis põhiline ongi see, et klient ise kuskilt oma peaga ostis ratta, ütles, mul on ultraäge chopper, et Fredi, ole mees, teeme midagi ägedat, aga see ongi siuke tüüpiline näide sellest, et kui inimesed lähevad, ostavad endale ise kuskilt ratta, vaatavad, hind on jube äge, odav, et super luks, anname aga gaasi, aga see ongi see, et inimesed ise tegelikult kunagi ei jälgigi neid detaile ja pisiasju, et kui palju nad tegelikult vigased on. Need antud rattal olid näiteks mõlemad esimesed raamijalad läksid vahetusse, käiguvasti võlli vahetasin ära, mis iga kord vasakule kukkudes reeglina kõveraks painutab, mis on selle eesmärgi kohe tehase poolt tehtud, et murraks käiguvaheti võlli ära, mitte ei keeraks käiguvasti sassi. Siis pasuna korpus näiteks oli samamoodi vigane, et nõuksed pisiasju oli palju, lugematu hulga, eks ole, see ongi, klient on pärast on õnnetu, et kurat küll, et nagu oleks ma seda varem teadnud, ma poleks ostnudki, aga selle peale võikski öelda, et pigem tuleb ennem konsulteerida spetsialistiga, kui minna kuskile pappi tuulutama, et jube lihtne ruts lauale laduda, aga pärast takkajärgi on ikka pill lahti, kui vaatad, et ennem teen, siis mõtlen, versioon nii hästi ei tööta, kui peaks. Selles suhtes ega meil töögraafikuga ka nüüd just kõige siuksed lihtsamad lood ei ole, et kui mul üleeile lõppes tööpäev üleeile hommikul kell 4:30, algas 8:30, eile hommikul 8:30 lõpetasin, 8:30 alustasin. Eile ma tegin tegelikult jube lühikese päeva, sest täna hommikul 2:30 lõpetasin, 9 alustasin ja vaatame, kaua meil täna tööpäev kestab, aga igatahes siuksed lihtsad lood, et oleme nüüd päris ausad, päeva lõpus ju uni on ju ilmselgelt töö nii-öelda lõppresultaadi surm, et nii nagu auto puhul on pidur on kiiruse surm, meil on uni on lõpptulemuse surm. Ja et ka näha, et päris ei lähe need nii-öelda originaaljuppidega sabad ja nokad kokku, siis siin meil on ka siuke kerge kasti täis rattavõlle, kiigevõllid, tagarattavõllid, esirattavõllid, traversite võllid, mis kõik on mul enda tehtud just minu enda tehniliste lahenduste jaoks, et siin ei ole sugugi veel võllid kõigi 7 ratta jaoks, siin on 5,5 ratta jagu neid võlle praegu hetkel, et üks ports on veel tsinkimises, aga kui juba rattad kokku hakkavad saama, siis on teada vähemalt, mis kogu seda üritust koos hoiab.